Üldpealkirjaks on muusikateadus ja folkloristika ja esimese ettekande on kahe peale kirjutanud Pille Raidma ja Tuuliki Jürjo ja see tõenäoliselt on üks tulipunktidest selle lauluraamatu koostamisel, kas puntšel kukub või puntšel püsib. Pille Raidma ja Tuuliki Jürjo teavad vastust. Tere, aitäh selle võimaluse eest siis nii tähtsat teemat siin teie ees natuke lahti arutada. Minu magistritöö teema oli kunagi just rütmiseeritud koraalilaul ja minu töö allikateks olid just samasuguste kokkusaamiste protokollid, nagu meil täna on siin näiteks, kus siis arutleti rütmiseeritud koraalilaulu üle. Ja nii tore on kuidagi tähele panna, et mõned arutlusteemad on peaaegu täpselt samad, mis olid võib-olla 150 aastat tagasi. Nüüd oma mappide vahelt te leiate ühed noodinäited, mis on siis Tuuliki Jürjo kokku pannud. Siin on mõned sellised ajaloolises kirjas ja siis seal juures eestikeelsed laulud. Ja juba peale vaadates te siis näete, et need teile tuttavad laulud on väheke teistsuguse rütmiga. Ja kui me teame kõik, et Tuulik on väga usin helilooja, ja siis võib-olla mõni mõtles, et Tuulikil tuli inspiratsioon teha nendest meile väga tuntud meloodiatest väiksed rütmivariatsioonid, siis päris nii see ei ole. Ja vot ma nüüd natuke tahaksingi teile rääkida, et kus siis sellised rütmid on tulnud. Nii et siis, kui ma saaks järgmise slaidi, siis seal on nüüd lühidalt, et millest ma püüaksin selle lühikese aja jooksul rääkida, et eelkõige siis oleks arusaadavam, mida see rütmiseerimine tähendab või mida see rütmiseeritud koraal tähendab, et kuidas selle üle siis arutleti Saksamaal, kus see mõiste üldse tuli käsitlusele ja kuidas on sellest räägitud siis meie aladel Liivi ja Eestimaal juba ajaloos varem ja et millest me täpsemalt siis võiksime praegu rääkida, kui me räägime rütmiseeritud koraalist ja siis ma olen omalt poolt pannud mõned võimalikult poolt ja vastu argumendid, mis võiksid olla. Ja järgmisel slaidil nüüd ongi siis täpsemalt selle rütmiseeritud koraali kohta, et see mõiste, nii nagu me seda praeguses ka kasutame, tuleb siis kasutusele 19. sajandi teisel poolel või siis alates keskpaigast Saksamaal, kus siis arutatakse koraali laulu üle. Ja see kõik see diskussioon on seotud sellise nähtusega nagu kirikulaulu restauratsioon. No see oli üldse selline laiem, puudutas nii kirikulaulu tekste, hiljem hoopis mõeldi meloodiate peale, tähendas ka tegelikult liturgia restauratsiooni. Ja kui väga lihtsalt öelda, mida siis taheti taastada või restaureerida, probleem oli selles, et möödunud sajandi jooksul oli siis kogudus jäänud jumalateenistusel pigem nagu kuulaja rolli ja ta oli natuke passiivne ja nüüd püüti leida võimalusi, kuidas kogudust jumalateenistusel rohkem haarata ja kaasata. Ja muidugi kirikulaul oli selleks ju üks väga oluline asi, mida siis pidi kuidagi kas muutma, et kogudus taas rohkem osaleks jumalateenistuses ka läbi kirikulaulu. Siis ma olen sinna lisanud mõned autorid, kes siis nüüd eriliselt tegelesid siis just kirikulaulu meloodiate restaureerimisega ja selle poolt kõnelejad olid. Et siis suures osas kõiksugu allikakogumikud, mis siis selliseid vanemaid koraaliviise sisaldasid, just pärinesid nendelt autoritelt. Ja kui meil oli juttu siin eile päris mitmel korral, et kui just oli arutuseks just meile väga väärikas Punšeli koraaliraamat, et kuidas see pidi näitama meile seda õiget, väärikat koraalilaulu laulmisviisi ja need olid need õiged meloodiad,
et siis nüüd räägitakse ikkagi ka jälle õigest koraalilaulust, aga see õige tähendab mitte ainult, et väärikas ja kõik see, aga just ajalooliselt õige ja ehtne. Ehk nendel viisidel olid olemas ajaloolised algsed kujud, mis mingil ajal siis olid ära muudetud. Siis mis nüüd selle diskussiooni tegi keeruliseks ja võib-olla ka praegusel ajal, et rütmiseeritud koraalilaulu all mõeldi väga palju erinevaid asju või nähti seda mõistet nagu erinevast küljest. Ja seetõttu see diskussioon oli mõnikord nagu teineteisest mööda rääkimine, et püüaks nii palju, et me täna saame enam-vähem mingi ühise mõiste enda jaoks siin. Et kuna me näeme, et ajaloos on olnud see tõesti väga selline lai mõiste. Nüüd, kui me saame järgmise slaidi, siis ma räägiksin, et mida siis tol ajal nagu põhiliselt need kaks suunda, mida selle all mõeldi. Esiteks, rütmiseeritud koraalilaulu all isegi alati ei mõeldud meloodiaid, vaid üldse laulmisviisi. Et rütmiseeritud koraalilaul, et see on selline laulmisviis, kus peaks olema siis tajutav meetrum, taktimõõt, ei oleks väga mingid ebamäärase pikkusega fermaate fraasi lõppudes ja nii edasi. Ja miks see meie jaoks on oluline, et tegelikult võiks ju öelda, mis mõttes, et ei ole taktimõõtu ja ei ole meetrumit, et nootides ju on, koraalilaulu nootides ju on ometigi rütmid. Aga siis järelikult see tähendab seda, et noot võis olla nii, aga see laul tegelikkuses ei kõlanud niimoodi. Ja sellepärast hakati siis rääkima, et oleks vaja, et laul oleks korralikult tajutava meetrumiga, mis tähendas muidugi natuke ka kiiremat tempot ja et ei oleks selliseid nagu ootamatuid seisakuid ja mõttepause, mis olid jäänud muidugi vanast ajast, kui kasutati veel, ilmselt te teate, ka selliseid koraali fraasi vahemänge, kus siis üldse see koraalilaul oli rohkem selline mõtisklemine ja et selline, mis ei olnudki mõeldud rahva poolt nii väga usinalt kaasa laulmiseks. Aga nüüd, kui aeg oli muutunud, taheti rahvast taas haarata ja selline laulmisviis kuidagi enam ei sobinud. Ja just see laulu värskuse ja elavuse taotlus, seda seostati siis 19. sajandil ka sellise kirikliku ärkamisega, mida justkui tajuti, ja et siis see laul vastaks ka sellele kiriklikule ärkamisvaimule. Nii et üks, mis me võiksime praegu siit meelde jätta, laulmisviis. Et see peab olema kiirem ja meetrumit tajutav sellise tempoga. Ja teine, kui me järgmise slaidi saame, mis meid isegi praegu huvitab rohkem, sest meie ei peaks enam rääkima sellisest nagu rütmilisest laulmisviisist, see meil tegelikult ju tänaseks päevaks on olemas. Aga nüüd siis, mis meid võiks isegi rohkem huvitada, et mis tähendus sellel mõistele just eriti oli veel, on siis nende koraalide mitmekesise rütmiga viisikujude taastamine. Ehk nagu siin eile ka oli juttu, et paljud sellised meloodiad, eriti just reformatsiooni ajastul tekkinud või kasutusele võetud meloodiad, nende rütm, mitmekesine rütm, oli muudetud ühetaoliseks. Et see näitaks just kirikulaulu ja väljendaks kirikulaulu väärikust, pühalikkust, pidulikkust, et sellised erinevad rütmid ei sobinud selleks ja seetõttu olid muudetud siis koraalilaulude rütmid kõik ühetaolisteks. Et seda võib ka siis nimetatakse ka tasakaalustatud rütmiga või võrdsustatud rütmiga lauluks. Ja nii on nad siis jõudnud ka, nagu te aru saate, meie koraaliraamatusse ja lauluraamatusse. Ja nüüd siis 19. sajand, mis teatavasti on ka selline ajaloo teaduse tekkesajand ja üldse ajaloo uurimise sajand. Ja nii hakata siis ka kirikulaulu ajalugu uurima ja siis avastatigi, et tegelikkuses on olnud nendel meloodiatel hoopis teistsugused rütmikujud, et miks mitte siis neid taastada.
Teine asi, mis tõi veel nagu selle teema aktuaalseks, kuna avastati, et paljudel lauludel, mida lauldi, olid olnud oma originaalmeloodiad, mida enam ei kasutatud. Ja kui neid avastati, siis ka, et kuulge, nad ju väga erinevad sellest, mis meil teised meloodiad on. Miks mitte laulda mitmekesise rütmiga? Järgmisel slaidil on üks väike näide, et millised need allikakogumikud võisid siis välja näha. Kusjuures siin nüüd ka selle näite puhul tunduks võib-olla väga keeruline ja see tunduski ja sellepärast paljud olid vastu nende laulude algsete rütmide kasutuselevõtule, et tekitab selliseid väga keerulisi rütmilisi olukordi ja vahelduvat taktimõõtu, et see ajaks inimesed väga segadusse. Kusjuures sellised näited on muidugi erandlikud, et paljude näidete puhul nii keerukad need rütmid ka ei olnud. No aga siis ei ole hullust, lähme üle järgmisega. Või korra võib panna, kui sealt meil kuulatakse. No vot, et see oli nüüd üks näide siis nagu 19. sajandi teise poole sellist ühest allikakogumikust, aga et mis see keerukus siis tähendas. Nii ja siis võiksime järgmise poole minna. Ja nii siis hakati vaidlema, et kas jääda sellised tasakaalustatud, võrdsustatud koraaliviiside juurde või taastada algsed mitmekesise rütmiga meloodiad. Nüüd olen mõned ideed ma siia veel pannud, mis rääkisid siis nii-öelda nagu selle rütmiseerimise kasuks. Üks on kindlasti 19. sajandil väga iseloomulik rahvustunnete teke ja kus siis tulid isamaalised laulud, mida rahvas laulis, siis tuli paralleel, miks see võiks kirikus niimoodi laulda, et need laulud, mida väljaspool lauldakse, on sellised erksa rütmiga, miks me ei võiks kirikus, et need asjad võiksid käsikäes käia, et võiksime ka natukene seda laulu elavdada. Ja kindlasti see ajaloo, nagu ma ütlesin, et õige laul, mis on ajalooliselt õige, mis toetub allikatele, et see on just see õige ja ehtne. Siis seda ma ütlesin ka, et siin eelnevalt juba, et kuna võeti kasutusele, püüti vähemalt taastada neid algseid tekstikujusid, mis ka ratsionalismi ajastul oli muudetud. Nad ei olnud päris jäetud sellisteks, nagu olid võib-olla reformatsiooni ajastul. Ja nüüd taheti taastada neid algseid tekstikujusid, et siis see liikumine peaks käima koos. Kui me tekstid taastame, me peaksime ka meloodiat taastama. Et need olid sellised, võib-olla ühed sellised põhilisemad argumendid, aga vastu muidugi oli siis selle poolest, et see jääb ka keeruliseks rahvale, et see tekitab palju segadust. Et saab ka laulda ühesuguse rütmiga laulusi hoogsalt ja reipalt. Nii, kui me jõuame järgmise slaidini, siis tegelikult siis diskuteeriti selle teema üle päris pikki aastaid, ta nimetati isegi koraalitüliks, ja siis hakati andma küll välja selliseid rütmiseeritud lauluraamatuid, koraaliraamatuid, aga nad siis enamasti olid heal juhul lubatud selliseks fakultatiivseks kasutamiseks. Kuni siis vaikselt need erinevad meloodiakujud või siis tegelikult võib öelda, et need rütmiseeritud meloodiakujud ilmusid siis koraaliraamatutesse nii-öelda nagu paralleelviisina või et võiks proovida ka seda viisi laulda. Kuni siis 1950. aastal, kui Saksamaal ilmus siis Evangelisches Kirchengesangbuch, siis seal olid need ajaloolised koraalikujud taastatud nii, nagu nad olid kunagi olnud. Kui me võib-olla ei saa öelnud, et 100% nii, nagu nad luteri ajal neid lauldi võib-olla ja oma ajaloo ajal, aga vähemalt oli püütud siis taastada neid algseid rütmikujusid. Mõnikord see võis puudutada ka meloodiat, aga enamasti see suurem erinevus puudutas rütmi, nii et sellest nagu räägitakse rohkem selles. Ja samamoodi siis paljudes teistes maades 20. sajandil, kui ilmusid lauluraamatud, nagu siin meil ka juttu on olnud, Soome või Rootsi kirik, siis on need ajaloolised koraalid pandud nende algsesse rütmivormi. Järgmise slaidi peal ongi mul see Saksa kirikulaulu raamatust üks näide.
et nii nagu te leiate sealt nende lehtede pealt erinevaid. Nii et nad ei ole välja mõeldud lihtsalt, aga ikkagi toetuvad ajaloolistele eeskujudele. Nii, ja siis on mul siin üks slaid veel, kus siis on natukene selle arutelu kohta Eesti ja Liivimaal, pealiselt Liivimaal, siis 19. sajandi teisel poolel, 20. sajandi alguses. Ja on mõned autorid, kes siis seda teemat rohkem käsitlesid. Karl Christian Ullmann oli selle rütmiseerimise vastu, tema oli Puncheli poolt, aga arutles väga palju sellest. Aga juba siin päris mitmed nimed on meil erinevate ettekannete jooksul siin juba kõlanud, nii et nii Alexander Konstantin von Oettingen, juba tema lauluraamatust oli juttu siin, seal siis olid ka meloodiad just rütmiseeritud kujul, ehk siis toetusid nende ajaloolistele eeskujudele. Ja sinna juurde kuulub siis Friedrich Brenneri koraaliraamat ja nagu me rääkisime eile, et ka esimesel laulupeol koraalid kõlasid rütmiseeritud vormis. Immanuel Haal, tema saavutus oli see siis, et Puncheli 12. väljaande lisas ilmusid mõned rütmiseeritud koraalid, aga üldiselt oli suhtumine nagu negatiivne või mitte pooldav, võiks öelda. Küll toodi argumente, et kui rahvas selliseid laule ju väga armastab, nagu Püha öö ja Las ma lähen, et nendel on nagu teistsugused rütmid ja nii, siis mida neid isegi tol ajal nimetati vaimulikeks rahvalauludeks, et kuna rahvas neid väga armastas ja laulis ka väljaspool jumalateenistust, või noh, siis isegi arvati, et need jumalateenistusele ei sobi väga, et nende ongi niisugune rahvapärane karakter, et neid võikski mujal laulda võib-olla rohkem. Nii, ja siis ma isegi panin sinna, mis ma avastasin, näiteks isegi Karl August Hermann oli rütmiseerinud koraale, aga tema puhul ma tõesti võin arvata, et need olid sellised rütmivariatsioonid, et ta lihtsalt tahtis neid koraalilaule kuidagi teha oma laulikute jaoks nagu põnevamaks. Siis ongi mul järgmine slaid on, kus siis on üks Oettingeni lauluraamatust üks väike näide, et alati ei pruukinud muidugi need rütmid ju nii keerulised olla, et siin tegelikult midagi väga keerulist ei olegi. Ja siis järgmise slaidi peal on siis korraks see Puncheli 12. väljaanne, kus Immanuel Haal oli siis rütmiseerinud koraale niimoodi, et püüdis jätta helikõrgused samaks, aga proovis siis neid rütme taastada nii, nagu nad nendes ajaloolistes ajaloolistes kujudes olid. Tavaliselt nad toetusid siis kõiksugu allika kogumikele, mis olid välja antud Saksamaal ja nende põhjal proovisid siis ise rütmiseerida. Nii et kui me räägime, nüüd järgmise slaidi võiks panna, tänasel päeval rütmiseeritud koraalidest ja siin sellel konverentsil ja seoses uue lauluraamatuga, et siis see võiks tähendada seda, et need on koraalid, mille mitmekesine rütm on taastatud, tuginedes nende meloodiate ajaloolistele kujudele. Et see ei ole kellegi enda loominguline katsetus ja mingi selline juhuslik, vaid see on ajalooliste eeskujudel. Ilmselt tuleb teha mingeid kompromisse, et alati ei saa jääda mingi viisi nagu selliseks kindlaks järgijaks, tuleb midagi vaadata, mis tänasel päeval võib-olla sobib paremini. Et see haakuks paremini meie traditsiooniga võib-olla, just ma pean silmas siin ka helikõrgusi. Ja nüüd, kui mul hakkab kohe minu aeg lõppema, ma omalt poolt mõtlesin lihtsalt niimoodi, et mis võiksid olla siis meie poolt ja vastu argumendid, kui me saame järgmise slaidi. Need on tõesti hästi vabas vormis niimoodi, et kui siin ka rõhutati eile, et meie koraalid on väga konservatiivsed, siis mõni võiks öelda, aga ongi meie omapära. Punchel on meie omapära, me ei taha muuta seda, jah. Et kui 19. sajandil, 20. sajandi alguses öeldi, siis oli see põhiliselt ju Balti-Saksa arutlus, et ei, me ei muuda neid koraale, Puncheli koraaliraamat on meie rahvuslik varandus, Balti-Saksa rahvuslik varandus ja sealt edasi ta jõudis Eesti evangeelsesse kirikusse ja jäi sealt edasi, me kuulsime neid arutlusi eile päris mitmeid,
et võib-olla me tahame tänasel päeval ka öelda, et see on meile väga omane, me ju laulame niigi hoogsalt, jah. Et miks me ajame asja liiga keeruliseks. Ja aga siis vastupidiselt võiks meil see järgmise slaidi peal, siis ma panin nagu nii-öelda pooldav või optimistlik selline, et miks mitte. Oleks uus väljakutse kogudusele võib-olla, elavdaks, annaks erksust juurde ja kui me kunstmuusikas ju keegi ei kahtle selles, et me tahaksime mängida nende uurtekstide järgi või algset, me tahame täpselt nii, nagu helilooja tahtis seda lugu, me ei taha kellegi interpretatsiooni mängida, on ju. Et miks me siis kirikulaulus ei võiks samamoodi suhtuda, et me tahame olla selle algse viisi juures. Nii et need võiksid võib-olla olla sellised, mis mul tuli pähe nagu, et millest veel arutleda, aga just, et selle mõiste juures jääme selle juurde, et nii-öelda siis algsete rütmikujude taastamine, et see võiks olla see rütmiseeritud koraalilaul, millest me räägime praegu, kui me räägime sellest uuest lauluraamatust. Aitäh! Suur tänu, Pille ja Tuuliki, selle sina ka, aeg on täis. 20 minutit 2 peale, palun vabandust. Jah, meie ajakava teeme niimoodi, et kuna Gustav Piiri ei ole ja tema ettekanne on ainult ette loetav, siis anname aga mitte rohkem kui 5 minutit. Tõesti, sellepärast, et 20 minutit oli 2 peale, aga 5 minutit Tuuliki ja raudselt 5. Vabandust, jah. On need ettekanne. Nii, palun siis minu slaidi programm. Mul on paar slaidi, tõesti mõned üksikud, aga võtame palun siis välja selle minu koostatud niisuguse väikese näidete kogumiku. Slaidi programmi paluks. Ja kui nüüd Toomas Siitan küsis oma ettekandes eile, et kas aeg on rütmiseeritud koraalide tagasitoomiseks küps, siis mulle tundub endale, et äkki võib-olla tõesti juba ongi, sellest teemast on väga palju juttu räägitud. Ja nüüd mina olen ka praktik ja olen kasutanud rütmiseeritud koraale umbes 10 aasta jooksul ja kuidas siis seda nüüd reaalselt praktikasse viia ja kuidas kogudusele õpetada, neid laule on saanud ka läbi katsetatud ja tõesti tahaks slaidiprogrammi saada. Kas sa saaksid minna tuletada meelde või ütelda? Et teil oleks lihtsalt parem natukene kaasa jälgida, et ma tõin ka välja mõned poolt argumendid, just, palun järgmine slaid. Poolt argumendid, esimene, mida Pille rääkis, ajaloo truuduse seisukoht, teiseks oleks tõesti sarnasem laulmisviis paljude teiste luterlike maadega, isegi Läti oma uues lauluraamatus on jõudnud juba rütmiseerimiseni, kuigi nendel on ka tõepoolest nii, et mõned koraalid on avaldatud siis ainult rütmiseerituna, mõned on avaldatud siis mõlemad variandid, nii isokroonsed kui rütmiseeritud variandid. Ja kolmandaks oleks tõesti ka see, mida Pille siin puudutas, et mitmekesised rütmid annavad laulule hoogu ja rõõmu juurde. Palun järgmine slaid. Vastuargumendid, väga tugev jõud on harjumus. Et me teame, et me oleme sünnist saati nii laulnud ja meie emad ja isad on nii laulnud, et ja teiseks ka, et võib ju organistil kas puududa soov või siis vaimulikul ümber õppida. Ja samuti võivad tekkida mitmed väljakutsed seoses siis väldete, silpide arvusõnade sobitamisega. Palun järgmine slaid. Ongi juba, see väljakutsed las jääb. Esimene väljakutse, millised versioonid võtta aluseks? Kui me võtame selle näidete kõige tagumise lehekülje, siis siin on näha Ein Festeburg, üks kindel linn ja varjupaik, 1, 2, 3, 4 erinevat versiooni.
See ülemine on nüüd nagu siis kõige algsem, mis on üks algsemaid, tähendab 1535 väljaandest ja siin on all ka toodud siis veel erinevaid meloodia variante käike, aga näete, siin C-variant näiteks on puhtalt 3/4, kodus võite katsetada laulda. Keerame esimese lehekülje. Meie KLPR-is on tegelikult üks rütmiseeritud koraal täiesti olemas ja ma arvan, et me oleme seda võib-olla äsja laulnud lõikus Tänu püha puhul näiteks. Number 153 me külvasime lootuses. Ja esimesel lehel on siin siis sama nagu algversioon kõigepealt Johannes Tsaani kogumikust prinditud ja eestikeelne versioon, aga nüüd on näiteks väljakutseks, et tõesti, mis võtta aluseks, kas KLPR, mida me juba laulame, või võtta nüüd see päris algne kuju. Kui te vaatate eestikeelse versiooni kõige viimast fraasi sind pannud truist teenima, siis originaalis on siin sind pannud truist teenima. KLPR-is on sind pannud truist teenima. Väiksed sellised erinevused tekivad, eks, et mida me võtame siis algseks. Keerame lehekülje. Näiteks siin teine lehekülg, võt see laul on nüüd selline, mida ma olen lausa kuulnudki, et juba päris mitmel pool ongi iseenesest juba koguduses või kooris lauldaksegi sellist 3 peale 3 kahendikut, lihtsalt ongi siis tegelikult meloodia on täpselt sama, mida me oleme harjunud kasutama ja on see viidud siis algne variant on olnud 3 peale 3 kahendikku ja miks oli omal ajal arusaamine, et 3 peale takti mõõt on väga oluline. See on see, et kolmainu Jumal, kolmainu Isa, Poeg ja Püha Vaim, selle peale ka 3 peale takti mõõt on väga püha. Oli selline arusaamine asjast. Siin 3. leheküljel Su poole issand südamest on üks Martin Luteri siis koraal ja siin on väga vähe erinevusi tegelikult, et seda ei olegi väga raske ümber teha. Aga näiteks siis siin all, mu hing, mis annad Jumalale, siit võib välja tulla, mismoodi siis eestikeelsed välted võib-olla alati ei sobitu selleni. Ja keerame järgmise lehekülje, siin on Jeesus sinu valu. Siin on 2 varianti eestikeelset varianti, kus on väikesed erinevused nüüd fraseerimise väljendamisel. Ja mu süda rõõmustele variant on 2 varianti, kus on siis näha, kuidas meloodia, algse variandi meloodia erineb siis meie meloodiast. All on siis meie KLPR-i järgi nüüd meloodia ja rütm kokku viidud ja esimene variant on siis, kus on ta erinev meile harjumuspärasest. Aitäh! Ma arvan, et meil on veel ka ees küsimuste voor ja me võiksime siis suunata oma küsimusi Tuulikesele rohkem, et ta saaks ka veel need asjad ära rääkida, mis tal ütlemata jäid. Aga nüüd koorijuht, helilooja, laulja, aga mitte ainult, vaid ka rahvapärase koraaliviisi uurija olnud, Kadri Hunt, kes on vähemasti minu vereringesse ja südamesse laulnud rahvapärase koraaliviisi Ma olen maa peal võõras, nii et mul on see, tuleb une pealt, ükskõik, ajage mind mis tahes kellaajal ja ta tuleb ja räägib täna oma kogemusest rahvapärases koraaliviisis ja sellest, milline on selle žanri roll Eesti kirikulaulus. Aitäh! Nii, minu suur abiline IT osas Kaie läheb sinna ja loodetavasti need slaidid vajutuvad sealt natukene kiiremini. Olen esimest korda sellises olukorras, kus ma nagu nii-öelda ametlikult olen kantslis, nii et vabandust, ma pean kuidagi kõnetoolis nii suures kirikus. Pillel oli nagu parem, ta oli lühemat kasvu, aga
et kuna ma eile istusin seal taga ja väga raske oli kuulata, et siis ma veel kord julgustaksin, et kui see kõmin on liiga suur, et tulge ettepoole, seda enam, et ma tahaksin näidata mõnda Kreegi käsikirja ja seda peent kribu sealt tagant tõesti üks, kui ei ole just kullipilk, siis ei näe. Ja kui te tunnete, et te tahate veel vahepeal liikuda, et kui kõrvad väsivad ära, siis olge head. See 20 minutit on selline aeg, mille jooksul nagu väga midagi pikalt arutleda ei jõua ja kui ma selleks valmistusin, siis ma mõtlesin, et püüaks pigem kaardistada ka probleeme, mis võiksid tekkida rahvakoraalide laulikusse panemisel. Et ma saan aru, et selle tänase konverentsi funktsioon ongi lauluraamatu komisjonile mitte sedavõrd anda nõu, kui tekitada küsimusi, millele võiks tähelepanu juhtida ja mida võiks kaaluda ja arutada. Aga alustuseks siis kõigepealt heal lapsel mitu nime, ma loodan, et siia ilmub ka varsti slaid. Kuidas üldse siis seda rahvapärast koraaliviisi nimetada? Et Oskar Kallas on kunagi kirjutanud oma juhendis kogumise kohta, et need on vaimulikud viisid, koraalid, mis rahvas ümber on moonutanud, et need tulevad üles tähendada. Sellest on siis tekkinud vaimulik rahvalaul ja vaimulik rahvaviis, seda kasutas siis Kirillus Kreek ja tema kaasaegsed. Ja vaimulik rahvaviis on väga ilus termin, vabakirikute lauluraamatus ongi rubriigi peale pandud vaimulikud rahvaviisid, aga kui ma kunagi Tartus kirjandusmuuseumis käisin seda natukene materjale uurimas ja lootuses leida veel uusi viise, siis näidati mulle terve pakk vaimulikke rahvalaule, kus sees olid ka kõikvõimalikud lorilaulud, et kuidas kirikuõpetaja on paks ja rumal ja tahab korjanduseks raha ja ma isegi ei kujutanud ette, et võis selliseid üsna pahatahtlikke lauleldusi olla. Ja näiteks on vaimulik rahvalaul ka üks minu lemmiklauludest, kus üks salm on selline, et siis Mooses suure vihaga sealt mäe pealt alla tuuli ja Aaron pistis plaagama, sest asi oli kuuri. Seal kuldvasika lugu, et see on küll tore piibliloo ümberjutustus, aga ei ole mitte see koraali variatsioon. Nii et nüüd hiljem on kasutatud hästi palju erinevaid siis rahvapäraselt varieeritud koraaliviis, kõik need slaidid, ma ei loe neid ette ajapuudusel, aga Veljo Tormis tuli minu juurde ükskord pärast ühte kontserti, kus me neid rahvakoraale laulsime kooridega ja ütles, et kõige parem on rahvakoraal, inglise keeles on ka folk hymn, hymn tähendabki kiriku laulu, ei ole vaja isegi sacred folk hymn, mida mõnel pool kasutatakse, et rahvas on laulnud ja koraal on kiriku laul, ta on lihtne ja selge ja mina olen sellest saadik nii lugupidamisest Tormise vastu kui ka lühiduse poolest seda rahvakoraali sõna kasutanud ja ma arvan, et see on üks hea sõna. Soovitusena vähemalt. Nüüd, miks siis rahvakoraal on väärtuslik? Kui me räägime tema tekkeloost, siin eile oli piisavalt suur hea ülevaade igasugustest koraaliraamatutest, seda ma siinkohal kordama ei hakka, et koraaliraamatutes olid ju, või lauluraamatutes olid ju olemas ainult tekstid ja inimene, kes tahtis seda laulda nii-öelda üksinda väljaspool kirikut, pidi selle viisi meelde jätma. On dokumenteeritud, et eriti Rootsi aladel näiteks olidki ka kohustuslikud kodused lauluga palvused. Vara hommikul, päikseloojangul, pärast sööki, matused ja paljud laulud on säilinud nendeks puhkudeks. Inimesed hakkasid lihtsalt laulma kas nii, nagu neil meeles oli või sellise ilusa kaunistamisega. Ja neid laule on väga palju ka rahvalikes variantides üles kirjutatud. Nüüd hingvad inimesed, mu süda ärka, nüüd surnu keha matame, kõige suurem arv erinevaid viise on meil praeguseks teada. Ja Ruhnus näiteks rääkisid inimesed, et peeti koduseid jumalateenistusi, eriti kui kirik oli kaugel. Siis lauldi pärast pidusid, see on muide väga huvitav. Tavaliselt tänapäeval pärast pidusid inimesed vajuvad kuidagi niimoodi kergelt uduste silmadega voodisse, aga siis hakati laulma. Siis töö juures, sellise ketramise puutöö juures ja ohusituatsioonides, et vaimulik hümn võis kaitsta saatanliku jõu vastu. Või meresõidul, või hülgejahil, et see oli, tähendab see rahvapärane koraali laulmine väljaspool kirikut näitab, et rahvas oli usu sisemiselt vastu võtnud. Ja see on minu jaoks üks nende laulude kõige suurem nagu väenäitaja, et see on rahva sisemist jõudu ja igatsust väljendav muusika.
Rahvas, kelle jaoks Jumala sõna on ükskõik, ei hakkaks neid laule laulma just nimelt oma kõige raskematel või tähtsamatel hetkedel. Nüüd rahvakoraalide esituspraktikast. Jällegi eile räägiti pikalt sellest, kuidas on dokumenteeritud 19. sajandil, et lauldi väga aeglaselt, venivas tempos. Pille siin ütles, et tema oli oma töös leidnud, et 4 sekundit üks silp oli nagu see aeglasem ja nagu Toomas Siitan ütles, et laulge palun kiiremini, laulge nii, et 2 sekundit oleks üks silp. Tihti oli üks eeslaulja, kelle järgi rahvas aimas viisi, nii et mitte ainult ei loetud teksti reakaupa ette, et siis lauldi, vaid ka nii, et aimad selle eesmineja järgi, kus see viis parajasti läheb, nagu ka nüüd tänapäeval vahel oreliga on, et kui laulu ei tea, siis kuulad ära, et kus see orel mängib, küll ma siis järgi jõuan. Ja muidugi see lammaste määgimine ja huntide ulgumine, see kõik ilmselt vastas tõele. Ma tahaksin teiega jagada ühte oma väga väärtuslikku praktilist momenti. Kuskil 2000. aastate alguses, kui me ansambliga Heinavanker laulsime Niguliste kirikus ka neid rahvakoraale, tuli pärast kontserti meie juurde riietusruumi Linda Viiding, kes oli siis kuskil 95-aastane circa, ja ütles, et tema ei saa rahus surra, sest temal on veel üks laul, mis temal oleks vaja ette laulda, mida tema pole teistele laulnud. Ja siis mind saadeti siis ansambli poolt koos sellise kaasaskantava kassettmakiga Linda Viidingu juurde koju. Mina arvasin, et paneme kohe selle asja käima ja et kutsusite ja laula ette. Ja siis ta ütles, et ei, nii ruttu see asi ei käi, kõigepealt pool tundi ta rääkis oma raskest elust ja kuidas ta on pime juba peaaegu ja kuidas käiakse ajalehte ette lugemas. Ja siis ma vaikselt suskasin selle maki käima, siis ta ütles, et ega sa veel mängima ei pane või lindistama, et ma ikka algul proovin. Ja siis mina muidugi panin salaja ja väga tore, et panin, sest need esimesed proovivariandid tulid tal nagu kõige loomulikumalt välja, pärast juba, kui oli teada salvestus, siis ta kuidagi võttis niimoodi tagasi. Aga see, kuidas ta oli niisugune pisikene, nagu ma ei tea, nagu linnupoeg, niisugune väike, tore vana inimene. Ja kui ta siis järsku oma suu lahti tegi ja hakkas niisuguse jämeda jaurava häälega laulma, siis mina ehmatasin päris ära, sest meie olime just nagu kontserdil püüame ka laulda ilusasti. Ja nüüd see salvestus oli mul vahepeal peaaegu kadunud ja eile täiesti juhuslikult saatis üks inimene, kellel oli see ka arvutis ja salvestunud selle mulle, nii et ma suure rõõmuga, et ikkagi see ajalooline ürik on alles, tahaksin teile selle ette mängida, nii et kui Kaie nüüd paneks sealt selle nupu käima, siis tuleks see laule. Issand oma vihases, ära sa meid nuhtle, sest su poeg on vahemees, armu andis mulle, küll mul nüüd palju süüd, siiski armu anna, ära viha kanna. Vaat niisugune lugu. Ja kummaline on see, et just nüüd, kuna rütmist räägiti, et kui te panite tähele, siis tegelikult seda rütmi oli väga raske määratleda. Ta laulis mulle 3 korda ja iga kord oli täpselt samamoodi loksus. No nagu üks ühele. Nii et ma üldsegi ei imesta, et need rahvakoraalide üleskirjutajad, kes on pidanud seda kuidagi kirikukoraali laadsesse rütmistikku panema, et Kreek on ka punase pliiatsiga redigeerinud neid üleskirjutusi, kui ta on püüdnud neid kuidagi rütmiliselt seada. Et see rahvakoraali algne laulmine ilmselt on ikkagi olnud üsna vaba rütmiga. Nii, aga me oleme katsetanud, tähendab, ma mõtlen seda, et kui inimesed laulsid niimoodi jõuliselt ja madalalt ja siis tõesti, kui need erinevad variandid võisid kõlada veel korraga, et see võis tõesti olla kõrvale väga-väga harjumatu. Ja me oleme seda proovinud teha ka Heinavankris ja üks kiire näide teile ka sellest, kuidas me laulame ühte laulu, mille erinevad variandid on Hiiumaalt. Arvata võib, et nad võisid näiteks mingis kirikus koos kõlada. Et siis, ja oleme püüdnud ka laulda seda madalamas registris, et mismoodi see laulmine võis siis nagu välja tulla, et kui nüüd tuleks järgmine slaid, meil on Mu süda ärka üles. Vaat see on, minu magistritöö oli selline, et ma panin need laulud, millest on erinevaid variante saada üksteise alla ja võrdlesin neid natukene.
et siin on nüüd selle minu töö üks lehekülg ja me laulame siit 2 varianti, siin on mul pliiatsiga kirjutatud juurde, kui me siin heinavankriga katsetasime, et kes midagi proovis, nii et see ei ole nüüd sugugi mitte autentne. Aga see Eve ja Kadri variant hakkab sealt kõlama, need on nüüd mõlemad siis Reigist ja Pühalepast, need variandid te kuulete kohe koos. Kaie! Mõned heinavankri mehed ei suutnud ennast tagasi hoida, liitusid ka poole pealt. Aga aja jooksul need iluideaalid on muutunud ja juba 1930-ndatel kirjutab Noarootsis töötanud pastor Sven Danell. Ma tahaks teile selle lause ette lugeda, sest minu arust on see midagi niivõrd ilusat rahvakoraalide kohta, mis peaks ka innustama meid neid laule rohkem trükis avaldama. Ta kirjutab niimoodi. Ükski hing, kes ei ole seda laulu kuulnud, ei suuda seda endale õieti ette kujutada. Kabelis, kuhu oli surutud umbes 700 inimest, ei leidunud ainsatki, kes poleks laulnud. Veelgi rohkem, kes poleks laulnud kogu südamest. Laul oli otse kui vabanemine, otse kui sakrament. Pilkudest, mis paljudel olid ülespoole tõstetud, võis näha, et enam ei teatudki õieti, kas istutakse veel puupinkidel või lennatakse juba taevalaotuses. Et vägev kirjeldus. Ja ma arvan, et sarnaselt ka Gregoriuse lauluga, kus kunagi on olnud sellised rustikaalsemad esitusmaneerid, mis on veel praeguseni säilinud, et ilmselt see praktika oli kindlasti ka samasugune, aga tänapäeval me püüame laulda ilusti ja see on loomulik, et me tahame ju pakkuda Jumalale parimat, mis meil on ja laulda nii ilusti, kui suudame. Et ehkki me ajalooliselt võiksime ka nende vanade esituslaadide juurde tagasi pöörduda, aga ma arvan, et kiriku jumalateenistusel me ikkagi tahaksime laulda vastavalt sellele meie kaasaegsele ilutunnetusele. Nüüd rahvakoraalide tekstist. Siin oli ka tekstisalmidest täna juttu. Need tekstid on väga pikad ja nagu siin Ruhnust ka on üles kirjutatud, sugugi ei lauldud isegi alates esimesest salmist mitte. Et valiti just täpselt, kui sul oli see ohusituatsioon, siis võtsid selle ohu vastu kaitsesalmi ja ma arvan, et selline ajalooline traditsioon annab ka meile õigustuse teha tekstisalmide osas ikkagi suuri valikuid. Et muidugi, mida rohkem salme mahub ära, siis dokumentatsiooni mõttes on see ju väga hea. Aga see, et kõiki neid laulusalme ei tingimata lauluraamatus ei peagi olema, et võib-olla selles ei ole ka midagi halba. Nüüd rahvakoraali juures on alati küsimus, kuidas suhtuda tekstidesse, kas võtta neid vanu uue lauluraamatu tekste või mitte. Mina olen harjunud kasutama seda toredat vana uut lauluraamatut, mis on minu vanaema kingitus, ja mul oli väga suur üllatus näiteks, kui seesama üks rahvalaul, mis meil praeguses Luteri raamatus on, Mu süda ärka üles, et näiteks selles on salmide järjekord teine ja see tuli välja just nimelt tänu sellele, et vaimuliku laulupöö jaoks lastekooridele taheti siit võtta see laul kavasse ja hakkasime vaatama, et mis salmid siis võtta ja mina vaidlen täitsa tõsimeeli, et mina tean, et tuleb kui magama ma heitsin teine salm ja mul öeldakse, et ei ole ja siis me vaatame seda praegust lauluraamatut ja tõepoolest ei olegi nii. Aga ma olen 10 aastat või 20 aastat laulnud sellest vanast raamatust, et siin on tegelikult, see on nüüd lihtsalt otsustajate küsimus, et on vaja nagu teha kindlaks, aga ma väga soovitaksin, et kui on rahvakoraalist lauluraamatus ka algkoraal nii-öelda, siis ikkagi see teksti salmide asetus ilmselt peaks olema sama, et muidu tekib selline tunne nagu minugagi, et valed sõnad, aga tegelikult ei olegi valed. Nüüd protestantlik koraal on ju oma olemuselt universaalne ja sama viisi kasutatakse mitmete tekstidega.
ära jama. Lehvitatakse mulle 5 minutit. Mõningad viisid on rahvakoraalide puhul inimestele nii tuttavad, et neid nagu ei soovitaks muuta. Tõesti, ma tänan sind on selline, mida kõik teavad ja selle võiks rahule jätta. Aga ma tahtsin teile paljastada mõningaid saladusi selle kohta, et tegelikult sellist muutmist on juba läbi ajaloo tehtud. Et ansambel Linnamuusikud, kus minagi aastaid laulsin, valis neid rahvaviise niimoodi, et kui oli vaja mingisuguse päeva kohta konkreetne tekst, näiteks inglilaul või midagi sellist, siis me otsisime lauluraamatust teksti ja vaatasime, et kui viisi polnud sellele, siis me vaatasime sinna juurde sellise viisi, mis meeleolud sobis ja silpide arvult ka. Ja väga suur üllatus oli mul, võiks järgmise slaidi panna, jah, kui näiteks seesama noore koguduse laulik, siin on üks näide ainult, issand, keda taevas seal, ma vaatan, et ahaa, et selline laul, aga tegelikult ma tean ise, et see on hoopis Jeesus, tule minule. Vaat nii, et meil praegu pole aega, et seda teile nii-öelda lauldes tõestada, aga tegelikult see oli nii-öelda meie linnamuusikute lihtsalt omavoliline vahetus, aga ilma igasuguse märketa on see laul nüüd noore koguduse laulikus ja näiteks VHK-s lauldakse ka seda laulu Vanalinna hariduskolleegiumis kogu aeg, issand, keda taevas seal ja kõik teavad, et see ongi niisugune laul. Kas me peaks nagu kuskile tegema mingi märke, et see on nii-öelda see viisil liiljad, mis mulle lapsena väga meeldis, et selline. Et see on ka viisil liiljad. Teine näide, mis on ka minu enda nii-öelda võlss, on mu Mano tulge latse, mis on nagu laste seas väga armastatud. See viis, see kreegi viisi variant, pane järgmine slaid. See seisis mul laua peal aastaid, sest mulle see viis väga meeldis. Aga see, ma vaatan üles mäele, on selline väga tõsise ristilöömise tekstiga lugu ja ma poiste kooriga vaatasin, et see ikkagi nii-öelda ilmalikus maailmas ei oleks nagu lastele väga sobiv ja siis, kui ma ühel hetkel leidsin selle mu Mano teksti ja sobitasin selle viisiga kokku, siis mul oli väga suur rõõm selle üle, aga jällegi ta nii-öelda ametlikult on kuskil märkimata. Et nende näidete varal tekib küsimus, kas vaimulik rahvalaul on muutumises. Kindlasti natuke on rahvakoraal isegi ka, vaimulik rahvalaul kindlasti. Ja näiteks ka rütmi mõttes, kui pikalt teha fraasilõppe, fermaate. Näiteks selles vabakirikute lauluraamatus on laul Aukiitus selline, kus on kõik algselt märgitud fermaadid pikkendustega välja kirjutatud. Aga näiteks laul, mida me kõik teame, ma tänan sind, et oled mind ohju, me läheme edasi sealt ja see on täitsa tavaline, aga tegelikult on selle koha peal fermaat. Et see on nagu selle redigeerija või väljaandja natukene see suva, et kuidas see mulle rohkem meeldib. Et kas ma selle fermaadi kirjutan pikalt välja või ei kirjuta, igal juhul minu arust see tänapäeval võiks olla see noot kirjutatud kas pikkusega välja, et see fermaat võib-olla muudab asja natuke udusemaks, et kui ma tahan seal teha peatuse, siis ma panengi sinna pikema noodi ja kas või muudan seda takti mõõtu. Ja see Linda Viidingu näide tähendab ka, et tegelikult kuskil võib olla veel mingeid rahvakoraali variante, mis võivad juurde tulla, nii et see ei saa öelda, et see süsteem on nagu täiesti lukku löödud. Ja nüüd see kõige huvitavam asi, see slaid, et ma tahaksin näidata, et tegelikult Kirillus Kreegil on ikkagi praegu kõige täiuslikum, kõige süsteemsem see rahvalaulude kogu. Ja kui nüüd tuleks see slaid, siis kahjuks mul ei ole aega teile näidata täpselt, kus midagi on, aga selle kogu peal on olemas kõik vajalik info. Seal on nii üleskirjutaja kui ettelaulja, kui aeg, kus see on tehtud, kui on fonograafi salvestus, kus see leida on. Ja vaadake, eriti huvitavad on need kohad siin, mis tähendab, et on rütmistruktuur üles kirjutatud ja nende alusel on võimalik ka leida paralleelviise. Nii et see on tegelikult üks väga oluline kogu. Paha asi on ainult see, et see kogu oli algselt Kreegi fondis järjestatud silpide ja ridade arvu järgi.
aga Mart Humal tõelise muusikateadlasena tõstis ta ringi üles loomise kuupäevade järgi, ehk siis nende kolmehäälsete seadete loomise kuupäeva järgi. Nii et nüüd, kui ma tahan minna ja otsida üles viisi Mu süda ärka üles erinevaid variante, siis ma pean lappama kuupäevade registris. Et minu arust oleks viimane aeg see kas tagasi tõsta või teha selline digitaalne arhiiv, kus ma saan kätte kas esitaja järgi või viisi järgi, et sellest oleks nagu väga palju kasu, et ta oleks just, peaks olema leitav nende parameetrite järgi. Nüüd jätame, kuna ajapuudusel jätame vahele rütmigruppide analüüsi, rahvakoraalide rütmika. Fermaate ma natuke puudutasin, ma paluksin 2 minutit oma vastuste ajast. Ja. Et Fermaadi teema on see, et mina jätaksin, kui nüüd jälle meie lauluraamatu problemaatikat puudutada, jätaksin need võib-olla pigem need viltused jooned ja Fermaadi asemel kirjutaksin kas välja pika noodi või mitte välja pika noodi, aga see rea lõppu tähistab topeltjoon võiks ikkagi olla. Nüüd tekstipaigutus on jälle küsimus lauluraamatu koostajatele, kas panna tekst noodi alla, mis tähendaks seda, et lauljal oleks seda lihtsam laulda. Kui on palju salme, siis on võimalik, näiteks vabakirikutel on kirjutatud see 5 välja 2 korda, ja et mahutatakse salmid 5 alla ära. Kui tekst kirjutada ühe joruna järjest, nagu on uues lauluraamatus, siis on võib-olla seda raskem struktureerida, aga see on ühesõnaga küsimuse tõstatamine jälle lauluraamatu komisjonile. Nüüd, kui valida lauluraamatusse rahvakoraali, siis kas peaks valima nagu paarid, kas peaks olema algkoraal ja variatsioon, see on küsimus jällegi koostajatele, mõni paar võiks olla vajalik, sellepärast et siis ikkagi me saame näidata natuke ka ajalugu. Avalik huvi rahvakoraalide vastu jääb ajapuudusel minu poolt rääkimata, sellepärast et ilmselt tuleb sellest ka pärast juttu. Aga ma tahaksin öelda, et pane ole ja Kaie see järgmine pilt fotoga, et võib-olla siis ka sellega lõpetame. Mitte see foto, vaid see, kus on linnamuusikute foto. Et kui me alustasime 25 aastat tagasi Taivo Niitvägi juures küünis kõikide nende Kreegi arhiivist saadud pakkide lappamist, siis ei teatud sellest rahvakoraalist veel suurt midagi. Ja praeguses Luteri raamatus ju meil on 1 rahvakoraal. Ja nüüd selle 25-30 aasta jooksul on väga palju neid laule hakatud laulma. Minu arust, kui mõelda kõikidele nendele inimestele, kes rahvakoraale üldse on propageerinud, kes nendega on tegelenud, siis ma ütleksin palju õnne meile, et inimesed on teadlikuks saanud, mis asi see on. Ma loodan, et sellest rahvaküsitlusest, kus tõesti oli nii vaimulike kui koguduse liikmete poolt see toetus rahvakoraalidele päris suur, sealt tuleb välja, et inimesed on hakanud teadma, mis asi see on. Ja kui rääkida või mainida ka seda, et meie kiriku lauluraamat on ka ajalooline dokument ja ka kasvatuslik dokument, et see peaks meie rahvast ka ja meie lapsi, tulevasi täiskasvanuid kiriku muusika osas ka natuke harima, siis ma arvan, et igal juhul nagu rahvakoraalide mingisugunegi osa selles loodavas lauluraamatus võiks olla tervitatav. Aitäh! Suur tänu, Kadri, aitäh! Ja nüüd läheme veel sügavamale rahvapärimuse sisse. Marju Kõivupuu ja Janika Oras on valmistanud ette ettekande Jeesus sõitis jõge mööda, milline võiks olla rahvakalendri ja regilaulu roll eestikeelses kirikulaulus. Marju Kõivupuu palub ennast vabandada, et ta ei saa siin täna olla, aga Janika Oras on siin ja esitleb mõlemad ettekande pooled. Tere, mul on rõõm sellest teemast rääkida ja Marjut siin ka esindada. Ja kõigepealt ma loengi ette tema teksti.
Jeesus sõitis jõge mööda on seto laulutraditsiooni kuuluv lüroeepiline rahvalaul, mis jutustab Jeesuse kohtumistest tema teekonnal ja selle laulu sõnumit võiks tänapäeval käsitleda ka kui sümbolit, kuidas ja millisena on kristlik kultuur ajajõge pidi liikudes meieni jõudnud ning kuidas kõnetab kristlik kultuur meid tänasel päeval. Ajal, mida nimetame tõejärgseks ajal, kus inimeste maailmapilt on üsnagi heterogeenne ja killustunud, ajal, kus muutused toimuvad peadpööritava kiirusega, väärtustame vaimset kultuuripärandit ja otsime pidet möödunust. Tõdeme, et kuigi side kollektiivse minevikuga on nüüdisühiskonna inimesele oluline, on Eesti taasiseseisvumisega toimunud muutused ühiskonnas mõjutanud mitmeti ka meie kombeid ja tavasid ja need on rohkem kui kunagi varem kaldu individuaalsuse ja originaalsuse suunas, eeskujuks ikka kõik, mida pakub muu maailm. Eesti talurahvakultuur selle sõna kõige laiemas tähenduses ning selle interpreteerimine erinevatest teoreetilistest ja maailmavaatelistest seisukohtadest on Eestis alates orienteeruvalt 19. sajandi keskpaigast rahvusliku identiteedi üks keskseid lähtepunkte. Rahvakultuuri mõistest ja sisust arusaamise muutumine alates Eesti taasiseseisvumisest on toonud kaasa rahvakultuuri ja kristliku kultuuriruumi püüde taas leida kokkupuutepunkte. Olgu selleks rahvamuusikakontserdid pühakodades, rahvakoraali ja vaimuliku rahvaluule taasavastamine, rahvapärased kirikutekstiilid, palverännuteed, mis läbivad nii looduslikke pühapaiku kui ka kunagisi kabeliasemeid, kirikutest rääkimata, rahvapärane tervendamine jumalasõna abil, rahvakalendri tähtpäevade tähistamine ja nii edasi. Kihnus väärtustatakse toetamist ja hoidmist vääriva vaimse pärandina muude pärimuspõhiste tegevuste seas ka naiste kirikulaulu. Setode identiteet toetub iseenesestmõistetavalt tugevasti rahvapärasele õigeusule. Rahvakalendri ja peretähtpäevad on meile olulised, need on nähtamatuks sillaks ning ajas vastupidavateks identiteedi nurgakivideks, mis ühendavad tänaseid sugupõlvi esivanemate traditsioonide ja kultuuripärandiga. Meie rahvakalendri aasta pühade traditsioonid pakuvad pidet suuresti esmajoones talupoja kultuuri peegeldavast maailmast. Üldjuhul peetakse Eesti rahvakalendrist rääkides silmas rahvakalendrit sellisena, nagu ta oli välja kujunenud ligikaudu 19. sajandi keskpaigaks. Muinaseestlaste kalendrit puudutavad seisukohad on hüpoteetilised ja oletuslikud. Katoliikliku kultuuri kuuluvate pühakute päevade tähistamised sulandasid ajapikku endasse ka rahvapärased põllunduse ja karjakasvatusega seotud mittekristlikud kombed. Kalendripärimuse kontekstis ei tohi unustada ka kalendrireformi, mis toimus Eestis 31. jaanuaril 1918. Vanade eestlaste agraarkalendri pühade tähistamisega seotud uskumused, kombed, tavad, laulud on kaasajal tähtsal kohal kooliprogrammides, teistest rahvustest inimeste integratsiooniga seotud õppekavades ja muudes lõimumisega seotud üldkultuurilistes ettevõtmistes. Rahvakalender rikastab ka nüüdisaegset rahvahuumorit. Toogem siinkohal näiteks kas või Eesti suuremate päevalehtede rahvakalendri teemalised, mõnusalt eneseiroonilised päevakarikatuurid. Tähtpäevakombeid vahendab tänapäeva kirjutav ja kõnelev meedia, sotsiaalmeedia kasutajad postitavad usinalt fotosid, kes kus pühade ajal käis, mida peolauale pani või sünnipäeva kingituseks sai, ja seegi hoiab elus traditsioone ning pakub eeskujusid, kuidas üht või teist püha tähistada. Mõned pühad leitakse aga vaarvanemate vanadest kirstudest üles, klopitakse piltlikult väljendudes tolmust puhtaks ja võetakse kasutusele, sest selle püha sõnum kõnetab mingit hulka inimesi. Näiteks Paastu Maarja päeva 25. märts on naistel kombeks tähistada viimased 20 aastat. Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased koos Ene Lukka ja Kigioniga puhusid sellele esiemade naistepühale uue elu sisse. Samuti on rahvakalendri tähtpäevade tähistamine võimalus tugevdada piirkondlikke kogukondlikke sidemeid. Need rahva- ja või kirikukalendri tähtpäevad, mida toetab kaubandusvõrk, on vaieldamatult inimeste hulgas populaarsemad. Näiteks vastlapäeval ja selle eel ostetakse massiliselt vastlakukleid.
Tarbimisharjumused ei tähenda muidugi automaatselt seda, et inimesed teavad, milline on ühe või teise tähtpäeva religioosne või üldkultuuriline taust. Paljuski sõltub tänapäeval rahvakalendri tähtpäevade tähistamine inimeste ja maailmavaatest, usust, tõekspidamistest, kuid ka reaalsetest võimalustest ühte või teist kommet järgida. Ka on praegusel üleilmastuval ajal meil kõigil valikuid võrreldes varasemate põlvkondadega ja võimalusedki pühade tähistamiseks on erinevad. Teisalt jäävad varasemate kümnendite ja sajandite elulaag ning neid toetavad kombed, traditsioonid ja väärtused meist üha kaugemale. Tänased noored inimesed vajavad päris mitme kandi pealt lahtiseletamist, nii-öelda kultuuritõlget ning inspiratsiooni on vaja sellekski, kuidas vanad traditsioonid parimal moel kohandada sobivaks nüüdisaega. Ja ikka nii, et oleks midagi vana ja midagi uut, midagi laenatut ja midagi oma, soovitavalt sinimust-valges kombinatsioonis. Tagasihoidlikud, et mitte öelda puudulikud, on samuti niinimetatud keskmise inimese teadmised paljude rahvakalendri tähtpäevade kiriklikust taustast ja sisust. Väidame end olevat kristliku kirikuga lõdvalt seotud, kuid tuleb tõdeda, et 12 riigipühast on 6 ehk pool seotud otseselt kristliku kiriku tähtpäevadega. Suur reede, ülestõusmispühade esimene püha, 4 pühad ehk suviste pühade esimene püha, jõululaupäev, esimene ja teine jõulupüha. Jaanipäeva võiks teatud mööndustega samuti sellesse ritta asetada, samuti on arutletud ajakirjanduses tuliselt sellegi üle, kas jõulud ja munapühad on rahvakalendri tähtpäev või kristlik püha. Ja neile lisanduvad 23. juunil tähistatav võidupüha, jaanilaupäev, 24. veebruar ja nii edasi. Kirikupühade rohkus meie tähtpäevade aastaringis annab tunnistust sajandite pikkusest seotusest Euroopa kristliku kultuuriruumiga ja ma mäletan diskussiooni teemal, kas jõululaupäev on see ikka poolpüha, võiks see olla kalendris ka punasena märgitud ja avaldasin sellele mõttele toona toetust nii suuliselt kui kirjalikult. Ja 2005. aasta aprillis võttiski Riigikogu vastu seaduse 24. detsembri muutmiseks riigipühaks ja puhkepäevaks. Lihavõtete teine püha on senini Eestis veel tööpäev, kuigi enamikus Euroopa riikides on see töövaba. Küll aga arutletakse meedias vaata et igal taasiseseisvumisjärgsel aastal, kas ülestõusmispühade teine püha võiks Eestiski olla riigipüha. Nii et sellest on saanud isegi nagu omamoodi rituaal. Kultuuripärandi teemade ringi kõneisikuna on mul tulnud korduvalt vastata ka ajakirjanike intrigeerivatele küsimustele, kas luterlike kirikupühade riiklik tähistamine, jõulud, ülestõusmispühad ja nii edasi, pole mitte ühe religiooni diktaat ja kas mitte ei peaks nende pühade kui riigipühade tähistamisest meie moodsal ajal üldse loobuma. Rahvakalender ja rahvakultuur laiemalt pakub arvukalt võimalusi taas avastada ja taas luua side kristliku kultuuriruumi ning pärandiga, mille osatähtsust nõukogude perioodil minimeeriti. Siin Marju tekst lõpeb ja nüüd ma alustan oma osaga regilaul kirikulauluna. Mina olen selle teemaga kokku puutunud, paluks nüüd slaidi, eelkõige tänu Elke Undi poolt Jaani kirikus korraldatud regilaulu jumalateenistustele. Nendeks teenistusteks koostasime tema tellimusel koos regilaulu uurijast kolleegi Kannilabiga 2014. aastal väikse lauluraamatu Regilaule ja vaimulikke värsse. Selle PDF on nüüd jõudnud ka Jaani kiriku kodulehele. Nimetasin teesides Zoltán Kodai poolt kasutatud ideoloogiliselt laetud emakeelse muusika mõistet. Järgmine slaid. Regilaul kui eestlaste ja üldisemalt Läänemere soomlaste kõige originaalsem laulustiil peaks olema meie emakeelne muusika. Aga ometi on enamusel tänapäeva eestlastest raske regilaulust aru saada ja regilaulu tema traditsioonilisel kujul esteetiliselt nautida. Ja põhjusi pole ilmselt vaja pikalt selgitada.
Esiteks, regilaulu sõnad ei ole meie emade keeles, vaid pisut lihtsustades keeles, mida räägiti enne eesti keele suure muutumise aega, enne 13. kuni 15. sajandit. Meie emad ütleksid ju laulma, mitte laulemaie, ja kaugele, mitte kaugeelle. Rääkimata sellest, et regilauludes on lisaks vanadele pikkadele sõnavormidele ka murdekeel. Teiseks, me ei ole harjunud lauldes üht ainust mõtet ümber ütlema 2, 3, 4 paralleelvärsiga. Regilaulu mõtlemine on teistsugune, laul kulgeb teises tempos kui meie aja laulud. Kolmandaks, regilaulu viise võib tõesti nimetada emakeelseteks, sest lihtsas viisis järgib viisi liikumine tegelikult keele kõne intonatsiooni. Aga samas me oleme harjunud natuke keerulisemate ja pikemate, nagu öeldakse, meloodilisemate viisidega. Neljandaks, regilaulu traditsiooniline esitusstiil ei vasta enamuse tänapäeva inimeste ideaalile. Võib tunnistada, et seto laul kõlab huvitavalt ja eksootiliselt, aga kas me kujutame ette, et kogudus laulaks niisuguse intensiivsuse ja tämbriga, rääkimata nii-öelda laiast intoneerimisest ja ujuvast helikõrguste vahetamisest? Regilaulu esituses on üks tunnus, mis on keelega ja ka meie keelega väga tihedalt seotud, nimelt kõnelähedane rütmitunnetus, et ei laulda lööki rõhutades ja ühepikkuste nootidega. No näiteks, kui ma laulan too Jumal jõesta jõudu, eks ole, proovige samamoodi laulda, jah? Too Jumal jõesta jõudu, selline keskmine ettekujutus regilaulu või see, nagu regilaulu kuuleb tänapäeval palju lauldavat. Aga traditsioonilises esitusstiilis tulevad välja sõnade algused, mõni silp on natuke pikem, natuke lühem, vastavalt sõna vältele. Ja traditsioonilistes kultuurides, ka Eesti regilaulus on värssi nimetatud sõnaks. Et see värss on sõna, värss on üks sisuline tervik ja kõnelähedaselt lauldes tuleb see tervik ja selle mõte välja. Et traditsioonis oleks lauldud too Jumal jõesta jõudu, anna armu allikasta. Proovige, kas tuleb natuke teistmoodi. Too Jumal jõesta jõudu, anna armu allikasta. Aitäh. Need, mida ma loetlesin, olid need traditsioonilise regilaulu tunnused, mis teevad selle laulustiili natuke arusaamatuks, võõraks ja harjumatuks. Aga regilaulul on ka selliseid omadusi, mis tänapäeva inimestele sobivad. Nüüd ma paluks 3 korda klikkida, mul on seal väike, nii, aitäh. Esiteks, regiviiside lihtsust, lühidust ja pidevat kordamist ei pea nägema puuduse, vaid voorusena. Kes pole harjunud laulma ja kellele keerulised koraaliviisid on võõrad. Sellel on regilaulu lihtne kaasa laulda. Laulda on lihtsam ka sellepärast, et regiviisi heliulatus pole lai ja seda saab laulda oma häälele sobivas kõrguses. Teiseks, lühike korduv viis võib olla igav, aga teiselt poolt on monotoonsust ja korduvust eri kultuurides läbi aja kasutatud teistsuguse teadvusseisundi saavutamiseks. Regilauluviisid mõjuvad meditatiivselt. Ka mõtete pidev ümberütlemine, seesama värsiparallelism, võib mõjuda meditatiivselt ja sellises kujunditesse süvenemises, nendega mängimises võib avastada selle omapärase ilu. Kolmandaks, seda, mis traditsioonilises esitusstiilis tundub võõras, võib kergesti tänapäevaseks kohandada. Viise ei pea varieerima, ei pea kasutama tugevat rinnahäält ega spetsiifilist tämbrit, ei pea ju ka laulma kõnelähedase rütmitunnetusega, ehkki minu jaoks on see just nagu lähendav või vägagi kasutamist väärt tunnus, sest see teeb sõna arusaadavamaks, toob selle esile ja teebki viisist sõnade ütlemise tooni või mõnu, nii nagu see on olnud traditsioonilises kultuuris.
Kui tahta regilaulu koguduse lauluna kasutada, tekib siiski veel üks probleem, laulude sisu ja sõnum, mis peaks ju olema kristlik, evangeelne. Kristlikud motiivid on regilauludes olemas, aga see ei tähenda, et enamuse regilaulude sõnum aitaks ehedalt ja ausalt sõna olemusel evangeeliumil esile pääseda, nagu Elke Unt meie väikse väljaande sissejuhatuses kirjutas. Meie ettekande pealkiri, mida meie Marjuga ise ei valinud, ja selle taga olev laul on suurepärane näide. Ja võiks järgmise slaidi võtta. Siin on tegelaseks Jeesus. Jeesus vajab abi, et jõe pealt, kus ta sõidab, kaldale saada. Kirik ei aita teda. Hobune samuti mitte, aitab härg. Soome uurija Matti Kuusi on näinud selles laulus keskaegsete piiskopi kirikuga vastuolus olevate vaesust propageerivate või proletaarkristlike ideoloogiate mõju. Neid ideid levitasid siinmail kerjusmungad. Kirik ei aita Jeesust, kirik lükkab ta tagasi. Ka nii-öelda parem loom, hobune ei aita Jeesust, aga aitab kõige lihtsam tööloom, härg. Tõlgendada võib alati mitut moodi, aga otse lugedes selles tekstis kirik ei paista kõige paremas valguses. Siin on näha muide ka murdekeele probleem. Teksti tuleb tõlkida ja tegelikult on siin juba ka murdekeelset kirjapilti moonutatud, sest seto keeles öeldakse essu, mitte jessu. Aga kirjapildis mõjub see vorm mitmemõtteliselt, nii nagu tavaliselt ei kasutata tavalist nime kui okse, mis on Ksenia või Aksinja rahvapärane kuju, aga mõjub jällegi nagu sellises kultuurses kirjapildis mitmemõtteliselt. See sisuprobleem ongi, millele tuli Jaani koguduse regilaulu kogumikku koostades lahendus leida. Regilaule tuli sageli kas natuke ümber seada või täitsa ümber luua. On siiski laule, mis sobivad või tundusid sobivat originaalkujul, nagu näiteks murelaulud, kus väljendatakse kurbust, abitust, üksindust, otsitakse abi. Kanni Labi, kes tekstidega tegeles, on regilaulu asjatundja ja minu kogemus ongi see, et ainult väga hea regilaulu tundja saab luua sellist regilaulu teksti, mis tugineb traditsioonile, on maksimaalselt arusaadav ja mida ei ole vormiliselt piinlik lugeda. Siin on järgmine slaid. Siin on üks näide. Vasakul on regilaulu tekst arhiivist ja paremal Kanni poolt tõesti ümberloodud tekst. Nagu te näete, see vasakpoolne tekst, seal lihtsalt räägitakse küla taludest, need ümber või läbi küla laulud on nii regilaulu kui uuema rahvalaulu kultuuris väga tavalised ja see ümberloodud tekst siis kannab selle üle hoopis uude kristlikku võtmesse ja minu arust väga õnnestunult. Nii et kokkuvõttes jah, regilaul sobib väga hästi koguduse lauluks. Tal on mitmeid voorusi, aga paljuski see ikkagi tähendab sellist teadlikku lähenemist ja väikest kohandamist vastavalt vajadusele ja heade käte poolt. Aitäh teid kuulamast. Me ei jõua vist laulda, siin ajaprobleemid on. 2 minutit, jaa, aga laulame siis lihtsalt ühe näite. See on ka selline tore laen tegelikult laulust Memme vaev, kus räägitakse emaks olemise vaevast ja sellest, kuidas nüüd ema tänada. Ja sellest siis Kanni võttis ühe lõigu ja sellest sai selline tore kiitus ja ülistuslaul ja ma konsulteerisin mitmete inimestega, et kui ma võtaksin nüüd selle Kodavere viisi, millel on selline tüüpiline Karjase laulu refrään elle, leelo, leelo, et kas ma võiksin sellest teha alle, alleluuja ja siis me lõpuks arvasime, et miks mitte. Nii et see laul siis on selline, tulge refrääni juures sisse ja siis korrake värssi, viis on kooril täpselt sama.
jõuaksin ma sul tänada, alleluuja, jõuaksin ma tänada, alleluuja, keelepaelulla paluda, alleluuja, keele paluda, alleluuja, keelel kiita Jeesukest, ja keelel kiita Jeesukest, alleluuja, loojal anda aitüma, alleluuja, loojal anda Jumale, alleluuja, käed küll Maarja kätte peale, alleluuja, käed küll Maarja kätte peale, alleluuja, süda Jeesuse sülesse, alleluuja, alleluuja, põlved looja põrmand alle, alleluuja, põlved põrmand alle, alleluuja. ilusti kõlab kirikus. Aitäh teile! Aitäh, Jaanika, ja aitäh, Marju, kus sa oled. Videost saab pärast tänu üle vaadata. Gustav Piir saadab tervisi, aga ta ise kahjuks ei saa täna siin olla, mistõttu ma arvan, et oleks õiglane tema saadetud ettekanne ette lugeda, et see resoneeriks ka meie hilisemas arutelus. Milleks meile hümnoloogia? Milleks meile hümnoloogia? Esitades sellise küsimuse, eeldame, et sellele võiks järgneda veel 2 küsimust. Kas meil seda on vaja või kellele on seda vaja? Kui linnulaulu peetakse sidevahendiks oma liigikaaslastega, siis inimeste häälitsustest on välja kasvanud kõne ja laul ning lauluviis. Viis saab väljendada emotsioone itkust rõõmuhõiskeni, omaette ümisemisest kogukonna koos laulmiseni. Tuleme hümnoloogia mõiste juurde. Selle taust on kreekakeelne. Sõnad hymnos ja logos moodustavad siin sõnapaari. Hümn on kiituse laul või austust avaldav laul Jumalale, algselt antiik-Kreeka jumalale Apollosele. Logos kreeka keeles tõlgituna tähendab lugu. Niisiis on meil teemaks Jumalale kiituslaulu lugu, ehk lugu lauludest, mis lauldi Jumala kiituseks või austuseks. Kõrvalpõikena sõna teoloogia tulenevalt kreekakeelsest sõnast theos ja logos on tõlgituna Jumala lugu ehk lugu Jumalast. Hümnoloogia on osa musikoloogiast ehk muusikateadusest ehk muusikaloost. Hümnoloogia pole aine, mis seisab ainult kiriku teenistuses, vaid ta saab teenindada ka sekulaarset maailma. Võiksime sama hästi siin konverentsil uurida rahvusvaheliste jalgpalliklubide võistlustel kasutatud kiitus- ehk võitluslaule, nende sõnu, sõnumit, esitust ning kes kirjutas sõnad, lõi neile viisid ja kuidas neid esitada või on esitatud. Kõik selleks, et eesmärgile jõuda,
oma mees- või naiskonda innustada ja vastast närvi ajada. Hümnoloogia ei piira enda ainult lauluga, vaid käsitleb ka instrumentaalmuusikat, kuna laulule kaasneb tihtipeale saatemuusika. Selleks on eriharuna koraaliraamatute uurimine ja erinevaid seadeid käsitlevad väljaanded, näitena koori, oreli või pasuna koori tarvis. Meie kristlastena näeme hümnoloogia kokkupuudet teoloogiaga veel ühe nurga alt, kuidas teoloogias ainesena esinev piibliteaduse juurde kuuluv metodoloogiat saab jagada hümnoloogiaga. See on piibliteadusele omane eksegees ehk pühakirja seletamine ja tõlgendamine. Selle metoodika on abiks laulu seletamise ja tõlgendamise juures nii sõnalises kui muusikalises osas. Analüüsides keelt ja viisi, samas mõtiskledes ajalise ja konfessionaalse konteksti üle. Lisaks võime kirjandusloost, eriti luulest ja luulevormi analüüsist ammutada teadmisi, mis aitavad meil laululugu endale selgemaks teha, teada saamaks, mida lauldi ning lauldakse ja kuidas. Sellisena on hümnoloogia ala, mis haarab kultuuri laiemalt kui ainult kiriklikus kontekstis, kuna kiriklik laul on laenanud palju ilmalikust maailmast, olgu see teatrist, ooperist või rahvamuusikast. Kelle laulu me laulame ja kelle laulu me laulame ja kelle laulu me ei laula. Need on vast kaks olulisemat küsimust igale kirikule ning kogudusele, riigile ning rahvale. Milline oli siis see kana, kes meieni jõudnud kirja pandud tekstid munes ja viisid lõi? Selle üle võiks vaielda. Kas seda lugu edastati algselt lauluna või loeti tekste peast ette luulevormis? Kumb oli enne, laul või lugu? Või oli see esmalt lugu ja siis laul? Milline lugu ja milline laul? See, millest meie palved koosnevad ja kuidas me palume, on see, mis mõjutab meie usku ja seda, kuidas me inimestena ja kristlastena usume. Samas võime ka laulmise puhul öelda, et see, millest me laulame ja kuidas me laulame, kujundab meie usu tõekspidamisi ja usust tunnistuse andmist oma ühiskonnas ning keskkonnas. Seepärast tuleb meil pidevalt kirikut puudutavaid asju uurida. Uurida pühakirja, ajaloos esinevaid liturgilisi mudeleid ning ülesandeid ja kirikuaastas ning inimeste elus esinevaid tsükleid, kõike, millest põimub läbi laul. Milleks siis on vaja hümnoloogiat? Eelkõige selleks, et anda sisu meie õppimisele ja tegevusele. Siit siis tulenevad mõned mõtted, kuid mitte ilmtingimata tähtsuse järjekorras. Esmalt, lugu laulust aitab meil paigutada laulud ning nendega kaasnev muusikaline saade õigesse kategooriasse ning paika, andes aimu, millal ja kuidas ja kas üldse neid kasutusele võtta. Laul ja muusika võivad mõjuda arstimina, aga sama hästi olla ka relv. Laulu sõnum võib üles ehitada või maha kiskuda, anda kosutust ja lohutust, aga samas ka tekitada ängi või viia masendusse. Liigvali muusika ja liigmadalad helisagedused, samuti ka liigkõrged sagedused võivad tervist häirida. Teisalt, lugu laulust on autoriõigusega seotud teema, millele tuleb tänapäevases maailmas rohkem tähelepanu pöörata. Loovisik, kelle laulu sõnu, viisi või seadet kasutame, või seeläbi teenida oma igapäevase leiva, kui austame autoreid, tõlke, heliloojaid ning seadjaid ja nende tööd. Hümnoloogia abil suudame täita 7. käsku
ja selle seletust Martin Luteri väikses katekismuses, meie peame Jumalat kartma ja armastama, et me oma ligimese raha või vara ei võta ega võltsitud kauba või petmisega enda kätte ei kisu, vaid et meie aitame kasvatada ja hoida tema vara ja peatoidust. Tsitaadi lõpp. Kolmandaks aitab laululugu meil vaimulikke ja ilmikuid, kellelt nõutakse, et nad pidevalt end täiendaksid, saamaks teadmisi ning kogemusi juurde. See tähendab vaimulikele ja muusikutele pidevat õppimist ja harjutamist, et oskused, olgu need instrumentaalsed või vokaalsed, oleksid pidevalt kõrgel tasemel. Sellest tulenevalt on laulu kasutus ja laulu sõnum sihipärane ning mitte suvaline ja niisama näiteks esitatud meelelahutus või kõrvakõdistamine. Neljandaks, meie luterliku traditsiooniga kirik kutsub ametisse vaimulikke ja muusikuid. See tähendab seda, et vaimulikud ja muusikud tegutsevad ja teenivad ühiskonnas. Vaimulike ja muusikute kaudu tuleb püha vaim kogukonna keskele, kogub kogudustesse ja aitab muusikute ja vaimulike kaudu koguduse liikmeid koos hoida. See on pastoraalne ning teeniv ülesanne, kõrge ja püha kutsumus. Laululoo tundmine rikastab seda ülesannet. Viiendaks, luterliku muusika praktikas kuulub laul rahvale. Laululugu luterlikust perspektiivist nähtuna fokusseerib Jumala tegevuse koguduse seas ja keskel, seal, kus on kogunetud sõna ja sakramendi ümber. Üks Luteri põhilisemaid panuseid reformatsioonis oli taastada rahva enda laul laulduna tema emakeeles. Suurem osa luterlikust koraali- ja instrumentaalmuusikast, mis loodud luterlike heliloojate poolt, baseerub koguduses kasutatud viisidele ja tekstidele. Selle rikkaliku pärandi kasutamine nõuab teadmisi, mis tuginevad hümnoloogilistel uuringutel. Dietrich Bonhoeffer oma teoses Elades koos on andnud mõista, et me ei laula üksikisikutena, vaid kirik on see, kes laulab ja meie kiriku liikmetena osaleme selles kirikulaulus. Lõpetuseks, hümnoloogia tuletab meelde, et laululugu haarab väga laialdase ala. Me ei suuda kõike teada ja kõike teha. Samuti ei suuda meie kogukonnad ja kogudused seda. Mõni laul tuleb kergelt, teine nõuab vaeva ja kolmas on võimatu. See on nii, kuidas asjad maailmas on. Meie pole Jumal. See ei tähenda, et on ainult üks viis, kuidas laulda, samas aga kõiki viise haarata käib inimesel üle jõu ja pole hea. Meie ega meie kogudused ei suuda laulda kõiki. Tuleb alustada sellest, mida me teame ja tunneme. On vaja tunda oma laululugu ning oma laulupärandit. Sealt edasi avaneb laulumaailm, mis on järjest avaram, rahvusvahelisem ning üleilmsem, milles kohtuvad kohalik ja globaalne, ajalik ja ajatu. Plaksutame Gustavile. Ja nüüd ma palun siia tänased ettekandjad, kõik need, kes osalesid ettekannete koostamisel, lugemisel, selle vooru ühte tooli oleks vaja juurde.
võimalus esitada küsimusi. Kes sooviks, palun küsida? Piiskop Tiit, palun. Öelge ka, kellele küsimus on olen suunatud. enne ka esimeseks küsinud ja kasutan seda nüüd veel. Mul oleks tegelikult 2 küsimust. Üks oleks selle meie soome-ugri tausta kohta. Me oleme üks pere, täna on muidugi eriline võimalus ka saada Ungari poolt seda nägemust, et miks meil just niimoodi on läinud. Kui me võrdleme näiteks Soomega, siis Soomes on ju väga erav Sioni laulu traditsioon, inimesed tulevad lihtsalt kokku ja laulavad. No, oleme seda proovinud ka selle koraalimaratoni vormis, aga seal on terve koosolemise sisu, on ainult laulmine, et miks see on meil teisiti läinud. Ja teine küsimus Kellele see küsimus oleks? Esimene küsimus. Kes iganes? Teine küsimus oleks sellest meie ajaloost jällegi. Lauluraamatud kujunevad, 19. sajand on selles mõttes väga oluline, et Vene impeeriumis on üks kindralkonsistoorium. Ja kindlasti see koordineerib ka kogu tööd, kui vaba üldsegi oli siis muusika areng Eestis, kui palju dikteeriti seda ette ja teame ju ka seda, et tegelikult Meiendorf nüüd kindralkonsistooriumi juhina elas ju Keilas, nii et me võime öelda, et terve Vene impeeriumi luterlust juhiti Keilast, et kas see tuleb välja ka muusikas? Nii, kes sooviks? Ma tahaksin kommenteerida seda teist küsimust. Siin oli ka asi, mida ma oleks tahtnud puudutada, kui Erik poleks nii varmalt seda aega mulle näidanud. Et me tegelikult Anu Kõlari doktoritööst tuleb välja, et Kirillus Kreek ilmselt näiteks oli kaasatud sellesse uue lauluraamatu koostamise protsessi, millest oli eile juttu, see 30. aastad, ja üsna sellised kindlad tõendid, ta leidis mingeid märkmeid Kreegi üleskirjutustega, oli ka jutt just täpselt see, et kas fermaat või mitte ja kuidas seda kõike korraldada, aga ilmselt just tänu sellele, et ikkagi nii-öelda juhtkonna ehk siis tegijate maitse oli teissugune, et mingisugusel hetkel ta jäi sellest kõrvale, sest seal oli ka arutusel, et milliseid laule rahvas armastab, kas need laulud, mis on need rahvakoraalid, on need, mida rahvas armastab ja on ise laulnud, et siin oli ikkagi vaimu ja võimu küsimused väga selgelt arutluse all ja mis tõttu ka muud asjad jäid kõrvale, et ma arvan, et see just nimelt kogu see temaatika koraali osas oli ikkagi selline väljakujunenud punšellik laulmine valitses ja teistel ei olnud sinna nagu väga asja juurde rääkida lihtsalt. See on minu kui ütleme mitte nüüd muusikateadlase arvamus, mille ma olen neid asju lugedes ja uurides enda jaoks nagu tekitanud. Jah, ega protsesse, mis ajaloost meieni jõuavad, tekivad, kaovad, et neid nagu iseloomustada ja neid põhjuseid leida ei ole tegelikult väga lihtne, et miks Soomes on nii ja meil nii, me võime seda eeldada ja oletada. Samas eestlasi me ju nimetame tegelikult laulurahvaks, aga ta on võib-olla tõesti nagu väljendub rohkem laulupidudes, kirikulaulude niisugune ühislaulmine, et olgu või lihtsalt, et kodudes ja tulemegi kokku ja hakkame kirikulaule laulma, et seda tänapäeval me vist väga tihti ei kohta. Ja on muidugi selliseid perekondi ja kogudusi ka, aga loomulikult oleks see kirikulaulu arengule väga, väga soovitav ja soositav, kui see niimoodi oleks.
koraalimaraton muidugi oli üheks väga heaks näiteks tõesti, et lihtsalt üheskoos olla ja laulda, aga samas ma ei ütleks, et see pool nagu täiesti puudu on. Et on ju juurutatud näiteks siin ka Eestis mitmetes kirikutes seda jõululaulude laulmise traditsiooni, kus siis lihtsalt ollaksegi koos ja lauldakse jõululaule, et võib-olla me peaksime seda endale lihtsalt rohkem meelde tuletama ja neid eeskujusid endale rohkem nagu eeskujuks seadma, aga ma leian, et seda ikka tehakse, aga võib-olla siis oleks tõesti tarvis rohkem teha seda. Et tekkis selline mõte, et tegelikult meil on ju ikkagi see 50 aastat, kus see vaimuliku laulu laulmine väljaspool kirikut oli keelatud. Ja ma mäletan seda, kui me esimest korda üritasime teha mingit vaimuliku muusikakontserti väljaspool kirikut, see toimus Oleviste kiriku aias, nii et see oli nagu ei kellegi maa ja mingisugused julgeolekuautod olid tänaval ka, aga no ühesõnaga see tegelikult ei olnud üldse nalja asi. Ja jõulude ajal, kes vähegi julges kuuse panna, me mäletame küll, et kardinad olid akna ees. Et ma arvan, et see 50 aastat on piisavalt pikk aeg, et võõrutada rahvas sellisest vabalt väljas vaimuliku muusika laulmisest, et võrreldes Soomega just võiks olla see üks põhjus. Hoidke see siin. Kas on veel küsimusi? Seal on Marko. Aitäh väga huvitavate ettekannete eest. Minu küsimus lähtub rahva koraalist, aga on natukene laiem. Mina ise olen, mind on väga sügavalt puudutanud vaimulik rahvakoraal või nagu varem öeldi, siis vaimulikud rahvalaulud ja minu enda spiritualiteedi kujunemist. Ja ma olen väga seda meelt, et me peaksime neid tooma oluliselt rohkem uude lauluraamatusse, kui on praeguses, kus on tõesti siis üks. Aga mul on meeles üks aastate või nüüd vist juba 20 aastat tagasi olnud vestlus Igor Tõnuristiga sellel teemal, kus ma siis ka väljendasin oma vaimustust ja seda, et meil peaks rohkem kirikus ja jumalateenistustel neid olema. Aga tema ütles, tõsi, mitte nüüd küll vastandudes või jahutades, aga tõi esile nagu niisuguse tõdemuse, et ega omal ajal ka, kui need rahvakoraalid siis tekkisid, et ega neid ei lauldud kirikus. Et neid lauldi kodudes ja teed käies, et kirikus lauldi ikka punšli järgi või mis siis sel ajal parasjagu oli, et need olid nagu erinevad asjad. Ja sellega seoses mu küsimus on ka natukene laiem, et mis teie arvate, kui palju peaks siis kirikus, jumalateenistustel, liturgias, ütleme sellises kiriklikus kontekstis kasutatav laul olema kuidagi teissugune, ma ei tea, püham, sakraalsem, piiritletum, kui, ütleme, muus kontekstis lauldav laul, mis võib olla ka tegelikult spirituaalselt toetav, hingekosutuslik. Ma ei tea, kas me võiksime Raimond Valgre viisidele näiteks teha vaimulikud tekstid. Mõnes koguduses ma olen kuulnud, lauldakse laulatusel Ma tahan olla öösu akna taga. Iseenesest ääretult vaimustav laul minu jaoks Olav Ehala helikeele mõttes, aga ma küll kuidagi ise ei suudaks seda kujutada ette sellises sakraalses või liturgilises kontekstis laulduna. See on muidugi puhtalt nagu isiklik tõdemus. Et ma küsingi võib-olla teie kõigi käest, et mis te arvate, kas me peaksime avama uksed tegelikult, ja uste avamisest on olnud palju juttu ka täna, ütleme igasugusele muusikale, mis tundub, et on kosutav, ülesehitav, vaimses mõttes, vaimulikus mõttes toetav, või on siis kusagil mingid piirid ka helikeele mõttes, heliloojate mõttes ja kui siis, kus nad on? Küsimus kõigile, palun alustage. Kuna see algus puudutas rahvakoraali, siis ma alustan vastustega ja siis
loodan, et teised jätkavad. Et tegelikult ma julgeksin Igor Tõnuristile siin vastu vaielda. Et kui on kommentaarides, mis on üleskirjutajate juures, on see, et laulja küsib, et kui küsitakse, kas sa kirikulaule ka oskad, siis ta küsib, kas sa tahad, et ma laulan sulle neid vanaaegseid lintidega laule või tahad, et ma laulan neid sirgeid, praegusaegseid. Tähendab, kui orel ilmus kirikusse, siis kadusid need lintidega laulmised ära, sest sa ei saanud võistelda oreliga oma lindiga viisiga. Aga ennem seda, kui oreleid veel ei olnud, siis lauldi neid samu viise just nimelt, et kirikus. Nii et seda ei saa öelda, et neid kirikus ei lauldud lihtsalt sellest hetkest, kui orel tuli, siis ta nagu sõi selle lintidega laulmise välja kirikust. Nüüd selle teise küsimuse vastuse sissejuhatuseks. Ma arvan, et kirikulaul, nagu kunagi ütles Toivo Tulev, ei tohi segada palvetamist. Et see peaks olema võimalikult ideaalis, võimalikult universaalne. Aga nüüd jah, kust maalt seada need stiilipiirid, et kui me tahaksime ikkagi natuke käia ajaga kaasas, kust maalt need selline sünkopeeritud nüüdismuusika muutub kirikus võõrapäraseks. See on nagu väga hea maitse taju küsimus ja väga suur proovikivi kindlasti lauluraamatu koostajatele. Et ma arvan, et natukene kaasaegsemaks me saaksime minna küll, aga ma olen ka seda meelt, et mõned laulud, mida laulatusel lauldakse, võivad sinna väga hästi sobida, aga ei pruugi minna lauluraamatusse sisse, sest alati on ka muusikat, mida kasutatakse väljaspool lauluraamatut. Et mida objektiivsem ja kuidas öelda, minu arust selline muusika, mis ka ühehäälselt ainult ilma igasuguse saateta kõlab, see tegelikult ongi nagu võimalikult objektiivne. Küsimus on, millist seadet sinna juurde panna, et see varieerimisvõimalus võiks olla ka seal. Aga jah, ma nagu päris sellise popmuusika jätaksin ka lauluraamatust välja, mitte ma ei taha öelda, et üldse kirikust, aga just sellest fikseeritud kultuurilisest verstapostist. Ma siis vastan sellele teisele küsimusele, mis oli mõeldud kõigile. Et ma arvan, et on kindlasti mingid piirid olemas, et millist muusikat kasutada jumalateenistusel. Ja kindlasti teatud stiilid ja veel enam teatud lood on loodud ikkagi teatud intentsiooniga. Ja me peaksime mõtlema, kas see sobib jumalateenistusele ja enamasti see on paljudele isegi, vähemalt mulle tundub, et meil nii palju on üksmeelt, et me saame aru ja oleme nõus, mis sobib, mis ei sobi. Ja üks väga objektiivne, ei ole või, arvab Eerik, sina ei saa, okei. No võib-olla siis otsesed näited, Vaksa Valgre laule laulaksid, teeksid teised sõnad sinna, tõesti? No okei, siis ma mõtlesin teisiti, aga üks asi, mis veel on võib-olla ka konkreetselt need ruumid, kus ehk siis need akustilised piirid minu arust, mis juba kirikuhooned enamasti seavad. Ja võib-olla see ei olnud ka küsija nagu otsene võib-olla eesmärk, et ainult see aitaks meil kirikulaulu elavdada, et siis näiteks meie teemad siin, et mis võib-olla aitaks elavdada ja tooks uut värskust, võiks olla just, et rahvakoraalide kasutamine või koraaliviiside rütmiseerimine, ka uuemate kirikulaulude kasutamine, et me päris popmuusika ja levimuusika valdkonda võib-olla ei peaks kohe tormama, et väga ilusat kirikumuusikat on, ma arvan, et mis võib meid elavdada ja pakkuda suurt naudingut ka muusikalises mõttes. Ma ütlen mõne sõna nende ilmalike lauluviiside kasutamise kohta. See pole ju midagi uut kirikus laulda, kasutada siis ilmalikke lauluviise. Me teeme seda kõik. Kui me võtame KLPR 320 lahti, annan oma südame, siis see on ju meil Aiaäärne tänavas viisiga sama. Ja seda kasutas ka, ja keegi ei ütle, et see ma annan oma südame on nüüd sellepärast paha laul, et seda väga armastatakse vastupidi laulda. Ja seda võtet kasutas ju ka Martin Luther, et käis kõrtsis, kuulas, mis lauluviise kasutatakse ja tegi sinna vaimulikud tekstid peale ja siis niimoodi oli neid kirikus hea juurutada, viis oli kõigil selge juba ja trükikunst ju oli juba olemas, trükkis sõnad ja sai niimoodi nagu rahva ruttu laulma.
Nüüd iseasi on tõesti küsimus sellega, et kui me võtame, ma olen Viljandis teinud gümnaasiumiõpilastele tunde, siis ma olen nendele just näiteks võtnud Kaugel külas, mis on seal Viljandis hästi armastatud laulja, tuleb poodide kõlaritest, tuleb praktiliselt kogu aeg. Ja et tõesti, et kui me nüüd võtame seal sama Kaugel külas või siis selle Marko näite ja paneme sinna nüüd vaimuliku teksti alla, et meil tekib assotsiatsioon kindlasti selle algse tekstiga. Ja nüüd sõltub juba sellest algsest tekstist, kui on sa oled öömu akna taga, siis see võib meile assotsieeruda, mis siis, et tekst on juba vaimulik, aga see meloodia kasutus võib meile tunduda kummaline või kirikusse mitte sobiv. Samas ma ei väida, et see alati kindlasti niimoodi võib olla. Mõne lauluviisiga võib see assotsiatsioon olla nõrgem, sel juhul see vaimulik tekst nagu domineerib ja sel juhul võib sama hästi minna, nagu ma annan oma südamelauluga. Me tegelikult seda ei tea enne, kui me oleme katsetanud. Ma olen kõigi eelnevate mõtetega nõus ja üldsegi nii palju, kui on inimesi, nii palju on arvamusi ja maitseid, vähemalt selles osas ma olen täiesti veendunud. Aga on ju elementaarne, et kirik, kui ta tahab olla rahvakirik, siis peab lihtsalt teadma, milline muusika rahvale meeldib, mis stiilis muusika, need ei pea olema ju konkreetsed viisid. Ja sellega vähemalt teatud määral arvestama. Muidugi siin on probleem selles, et tuleb arvestada kõigi põlvkondadega, aga meil on muusika ju põlvkonniti väga, väga erinev. Nii et see on lihtsalt selline lõputu balansseerimine ja võib-olla ka siis eri earühmadele eri muusika, eri sorti jumalateenistuste pakkumine või mis iganes, aga ei saa jääda ju väga kitsasse ja keskmise inimese jaoks nii-öelda võõrasse raami kinni. Aga see on mu isiklik arvamus. Ma tahaks selle lõppu tuua ühe praktilise näite, et milliseid viise nagu kasutada või mitte. Et minu elus üks drastilisemaid näiteid on olnud selline, et kui Soomes kuskil kurssekeskuses hakati söögilaulu laulma ja siis lauldi seda viisil. Nyt silme alla Jeesuksen, olemme tullet yhtehen. Ja siis lõpuks oli nüüd siunab pöydän, andimet, aamen. Et selline võimalus on ka olemas. Aitäh. Tuuliki, sa ütlesid midagi oma ettekandes, midagi kolmeosalise rütmi kohta, et see on väga oluline olnud. Kolmeosalise rütmi kohta ütlesid sa midagi, et see on meetrumi, just nimelt meetrumi kohta. Nii. Ja see, ma ei tea, kas sa mõtlesid Carl Perrelli või mida sa täpselt silmas pidasid. Igal juhul minu senine kogemus on hoopis vastupidine, et see kolmeosaline rütm on pigem välja visatud, kui me räägime nüüd näiteks ajaloolisest hümnoloogiast, siis toon kohe näite Paul Gerhardist ja võib-olla see on ka, see läheb järgmiseks üle märkusena, mis võib-olla Pille Raitmale on ka huvitav, et kui tähendab näide kõigepealt, näiteks Paul Gerhardi laulust Auf, auf mein Herz mit Freude, mis on kolmeosaline väga rõõmus laul. Auf, auf mein Herz mit Freuden on tõlgitud, kui me eksi, siis Malmi poolt uuesti eesti keelde neljaosalisse rütmi ja on paigutatud lõpuks ühte ülestõusmislaulu viimaseks salmiks, nii et ja neid just Paul Gerhardi puhul on mitmesuguseid näiteid, kuidas see kolmeosaline rütm on hoopis siin välja visatud ja asendatud seda neljaosalise meetrumiga. Nii et see on ainult näide, et ma ei tea, neid lähenemisviisi ilmselt on mitmeid olnud, aga minul on selline tunne, et see neljaosaline meetrum on nagu kuidagi olnud vist väärikam tundunud või midagi sellist. Ja
kui me räägime üldse sellest ajaloolisest taastamisest, siis kindlasti üks minu jaoks on väga oluline punkt see, et just vaadata, millised viisid on ikkagi need päris originaalviisid, et siin on mitmete laulude puhul just see, et on neid tõlgitud täiesti teise meetrumisse ja on jäetud sellest originaallaulust ei ole mitte midagi alles enam, sest et see sõnum on küll edasi antud, aga kui me räägime nüüd ka muusikalisest poolest siis, ja originaalsuse lähedusest, siis seda tuleb kindlasti ka silmas pidada, mitte ainult rütmiseeringut kui sellist, vaid just, et see viis oma algsel kujul ka taastada see teksti juurde. Ja see, kui no esiteks see kolmeosalise meetrumi ära kadumine, no ilmselt on sellega seotud, et võrdsustati kõik pikkused, et siis ei ole kahelöögilist ja ühelöögilist, vaid kõik on ühe pikkused ja sealt ära kadus, ma arvan ka. Et lihtsalt see rütm läks ühetaoliseks ja väga aeglaseks, ilmselt see kolmene tundus liiga tantsuline näiteks või midagi sellist. Ja vot nüüd see muidugi kahtlemata see rütmide taastamine peaks olema toetudes nendele võimalikult, mida me peame siis algsete viiside põhjal, mitte et igaüks teeb lihtsalt mingeid rütmivariatsioone. Aga nüüd muidugi, mis see kõige algsem on ja selle üle ma ei jõudnud praegu oma ettekannes rääkida, aga muidu väga palju diskuteeriti, et kuidas siis ikkagi Luteri ajal lauldi. Sest et 19. sajandi ettekujutus oli see, et kuidas see oli siuke ühtne rahvalik laul, nagu see oli 19. sajandil mingi muu rahvalaul, mida rahvas laulus sellise hoogsalt ja vaimustusega, võib-olla mõned Isamaa laulud, mis juba tulid. Et kuidas tegelikult päris Luteri ajal seda lauldi, et kas seda laulis rahvas, kas seda laulis koor, millised noodid, mis on säilinud, võib-olla mis olid tegelikult koori ettekandes, öeldi, et need keerukama rütmiga laulud olid tegelikult võib-olla kooride ettekandes, teised ütlesid, aga kui rahvalaulus olid keerukad rütmid, miks ei võinud kirikus ka rahvas laulda keerukate rütmidega. Nii et ühesõnaga neid allikakogumikke, kus neid algseid meloodiaid on, neid on nagu tegelikult päris palju. Et see Tsaani kogumik, mille järgi Tuuliki on teinud, seal on ka näha, et need tegelikult on päris mitmeid ja mõnikord nad väga isegi kokku ei lähe. Nii et seal tuleb teha mingi selline, vaadata, mis on meie jaoks nagu võib-olla praegu kõige autoriteetsem, mida võiks usaldada ja see võtta siis aluseks ja kindlasti vaadata seda, mis on tehtud Saksamaal, et kindlasti nemad on juba selle töö teinud ära, sama Soome, Rootsi, ma ei tea, kuidas lätlastel, ilmselt nemad on ka võib-olla vaadanud juba, mis teised on teinud, et me kindlasti midagi uut siin sellega ei ole mõtet hakata üritama leiutada, et võime teiste kogemustele toetuda, aga kindlasti mingid ajaloolised allikad, mitte et igaüks teeb oma mingi variatsiooni. Aitäh, meie aeg on täis, aga kuna üks küsimus on veel, siis Kaie, väga kiire küsimus ja kiire vastus. Mul ongi väga kiire küsimus, sellest oli põgusalt juttu, mul tuli lihtsalt mõte, et kui nüüd loodetavasti uues laulikus on ka rahvakoraale, mis oleks väga teretulnud, siis need rahvakoraalid peaksid tulema ka koraaliraamatusse. Kuidas on selle saatmisega, et ega juhtu, et rahvakoraalile tuleb iga silbi alla erinev harmooniline funktsioon nagu Punchelis. Kuidas sellega saab? Ma alustan selle vastusega. Mul on olnud juttu mõningate organistidega, kes on soovitanud panna koraaliraamatusse näiteks 2 erinevat saadet. Üks võiks olla selline burdoonidele toetuvam ja arhailisem, aga siis ka natuke traditsioonilisem, et võib-olla mitte iga silbi jaoks, aga ühesõnaga pisut tavakoraalilikum saade. Et hea organist kindlasti suudaks improviseerida niisuguses rahvamuusikalikus vaimus, aga et nii-öelda igaühe jaoks, kes võib-olla ei suuda improviseerida, et oleks mingi valikute variant, et võiks pakkuda välja 2 erinevat, aga ma omalt poolt tahaks lisada, et minu arust oleks väga oluline, et igasuguste seadete juures oleks ka autorid, et tihtipeale need seadete autorid on jäänud tähelepanuta ja isegi kui ma otsin näiteks Vabakirikute lauluraamatust, et seal on ka kirjutatud klaverisaated välja alla, et siis ma ei leia neid. Aga minu arust see organistide ettepanek mitme saate variandi olemasoluks, et see rahvakoraali arhailisus võiks säilida mingis saate motiivistikus ka, oleks väga teretulnud. Kindlasti on võimalik rahvakoraalidele oreli saateid kirjutada, välja mõelda, kas neid nüüd peab mitu olema ühe koraali koha pealt, seda mina nüüd ei oska öelda. Kindlasti mitte, et iga silp, nii nagu praegu on, et iga silp või iga noot siis erinev harmoonia, aga mida ma ise olen kasutanud, on
ka selline natuke arhailisem, burdoonil tuginev või siis natuke harvem akordi vahetades, aga sel juhul see toimib väga hästi, kui kasutada orelil sooloregistrit. Et ta võib-olla ühel manuaalil mängides nii hästi selline variant ei toimiks, aga see peaks, sooloregistri kasutamine peaks rahvakoraalile väga hästi sobima. Ma tahaks veel öelda, et see üks koraal, mis meie praeguses lauluraamatus on, et selle juures on kirjutatud, kui ma vaatan nagu inimese nii-öelda ühehäälset lauluraamatut, siin on kirjutatud, et vaimulik rahvalaul ja seadnud Kirillus Kreek. Küll ma mõtlesin pea auras, et mida see Kirillus Kreek selle ühehäälse rahvaviisi juures on seadnud. Ja siis arutasime siin Anu Kõlariga ja tõde selgus siis nii, et ilmselt on kasutatud, kes seal oli Lepnorm või kes kasutasid koraaliraamatu juures just nimelt saatenoodis Kirillus Kreegi 4-häälse koorilaulu võtsid aluseks ja kujundasid selle järgi saate. Aga siis tekib ka järgmine küsimuste ring, kas sellist saate autorit on vaja panna sellesse ühehäälsesse lauluraamatusse, mis tekitab lihtsalt sellist segadust, sest ma olen kuulnud väga palju ütlevad, et me laulame Kirillus Kreegi vaimulikke rahvalaule. Mis asi see on, et Kirillus Kreek ei ole ju rahvalaulude autor, et see on tegelikult jälle ka temaatikaring komisjonile, et kas võiks olla natuke erinev. Selle kohta ütles Piret Aidulo, keda täna siin küll ei ole, et seda küsimust võiks tõstatada, kas võiks olla saatenoodis ehk siis koraaliraamatus rohkem infot, kas võiks olla ka ükskõik milliste muude asjade osas, sest see inimene, kes kirikus igapäevaselt laulab, võib-olla ei vaja seda, aga et ajaloolise dokumendina võiks olla väga palju rohkem pisikesi märkeid ja siis tõesti sellised seadeautorid kõik ka nendes koraaliraamatutes. Aitäh! Nõnda, sõbrad, küsimuste vastuste aeg on läbi. Kuna me keegi alatoitlusel ei kannata, siis teeme veel ühe asja ennem, nimelt ühispildi, enne kui te hakkate vaikselt ära minema. Sellepärast on nüüd kava selline, kõik tulevad siia ette, me teeme ühispildi, siis annan ma sõna üle Kristjanile, kes juhatab meid sööma ja siis kõik muu. Ja nii kaua, kui te kogunete, ma ütlen teile, kogunege jah, siia poole, et küsimus 3-osalisest meetrumist on hästi palju kaugem ja läheb tagasi keskaegsesse muusikateooriasse. See oli täiuslik jaotus 3, aga trinitaarne teoloogia selle juures oli ainult osa. Pigem oli küsimus tantsulisuses. Ja alates Kölni Frankost oskame me jagada nootega 2.